Tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis see mai esimene pool siin jäärale näitab suhetes ja armastuses. Mis on siit jäärale välja anda ja vist on üks kaart veel. Muidugi ma kardan kimbal jakku saab varsti tühjaks. Aga loodame, et saan ikka tänase lugemise ära teha. See kaart oli muidugi hea küll, kui ma juba võtsin, siis las ta olla nii. Alustame nende esimeste kaartidega, mis välja tulid. Esimese kaardina jääral kohe väljas sauade baas. Nooruslik energia, siuksed värsked mõtted, huvitavad ideed. See on siuke entusiasmi ja julguse kaart. Kindlasti sauade siukse aktiivse, loova ja kirgliku energiaga tähendab see tegutsemist. Ja see kaart võib-olla siis nagu ütlebki seda, et peate olema julgem ja tegutsema. Muidugi, kuna meil on suhted armastus lugemine, siis baasid kindlasti võivad tähendada nooremapoolset tausta ja energiat. Ükskõik, kas see on siis meesterahvas või naisterahvas, igal juhul sauadega on ka siuke tugevam seksuaalenergia siis. Aga võib-olla ei pruugi ta näidata seda austajat just, vaid ütlebki ise, et olge julgem, võtke väikseid riske ja tegutsege, et kui midagi kunagi ei õnnestunud, siis võib-olla tasub proovida uuesti. Nüüd aga teise kaardina on siit välja anda karikate emand. Ja karikate emand on siis kõige spirituaalsem emanda kaart Taro pakis. Näitab ta siukest empaatiavõimet, intuitsiooni. See on ka siuke tingimusteta armastuse kaart, aga hästi emotsionaalne ja spirituaalse inimese energia. Tegemist on nüüd naisenergia kaardiga, aga naisenergiat võib ka olla meesterahvastel. Ehk siis mõlemale sugupoolele võib see kaart tähendada ka samamoodi siukest spirituaalset austaja energiat. Ta võib olla austaja, ta võib olla lähedane inimene, aga kindlasti võib see olla ka teie enda siuke spirituaalne energiakaart. Et kui te tunnete ennast ära, kui te olete siuke emotsionaalne inimene, siis on see kindlasti teie enda energia. Muidugi nüüd kolmanda kaardina on jäärale siin välja anda õnneratta kaart. Ja õnneratas on siis selline kaart, mis kindlasti ütleb, et tuleb edasi nagu tegutseda, et ei tasu liigselt kauaks koha peale seisma jääda. Sest kui te jääte liigselt kauaks koha peale seisma, siis võib hakata teid saatma nagu ebaõnn ja mingid asjad võivad nagu ära lõppeda. Ja samas õnneratta kaart ütleb, et kui te ise tegutsete, siis universum saadab teile ka juurde uusi võimalusi, uusi valikuid ja võib-olla siis ka uusi inimesi. Et võimalusi on ja igal juhul selle kaardiga peaksite nagu tegutsema, et ta võib saata ka siukest nagu head õnne tegutsemise korral. Nüüd teine rida muidugi on siin esimesena kohe välja anda jäärale karikate rüütel. Rüütlid nüüd tõesti on siuksed suuremad austaja kaardid, muidugi alati nad jällegi ei pea näitama austaja energiat, aga siin lugemises ilmselt mingi austaja energia peab olema, sest siit tuleb kaarte veel ja ütleme niimoodi, et see karikate rüütel on hästi hea siuke nagu austaja kaart, et see on siuke romantilise austaja kaart, võib tähendada tunnete avaldamist, võib tähendada mingeid kutseid, et keegi võib siin kohtingule justkui siis kutsuda ja siis avaldada ka enda mingeid tundeid või emotsioone teile, aga võib ka tähendada seda, et tunnete ennast hästi emotsionaalsena. Nüüd, aga teise kaardina tuleb teises reas välja ka karikate kuningas ja siin üleval on meil täpselt siis karikate emand, ehk see tähendab siis mingit hästi tugevat või ideaalset paarilisust. Et ma ei tea, kas jäärad on siin loonud või neil on võimalik luua siis hästi siuke harmooniline side või suhe, et mõlemad on karikad ka, et hästi spirituaalsed justkui inimesed peaks siis olema. Muidugi nüüd kuningas on siuke hästi avatud meelega, hästi eluküps inimene, nagu hindab olukordi kaine mõistusega, võib olla tegemist ka emotsionaalse inimesega, aga samas see inimene peaks oskama ka enda emotsioone väga hästi kontrollida. Aga see on nüüd siis nii-öelda meesenergia kaart. Samas jälle ei tasu unustada, et ka meesenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Et mõlemal sugupoolel, et siin kindlasti on mingi siuke, kas lähedased isikud, austajad või siis partnerid mängivad mingit olulist rolli. Ja viimase kaardina on jääradele siit välja anda keisrinna kaart ja keisrinna on nüüd 100% naisterahva energiakaart, sest ta tähendab just seda viljakust ja rasedust, et võib siin kellelgi tulla mingeid beebiuudiseid, muidugi kuna see on hästi siuke emalik energia, siis võib ka tähendada seda, et ema võib mingit hästi tähtsat rolli mängida, samas muidugi see võib ka olla siuke nagu ülemuse energia või midagi taolist, et see on siuke hästi võimukas naisenergia, võib tähendada siukest tuntust või kuulsust, et naisterahvastel põhimõtteliselt selle kaardiga on endal
võimalik saavutada siis selline hästi võimekas energia. Samas jällegi meesterahvaste puhul võib see näidata tõesti sihukest viljakat austajat või partnerit. Igal juhul see on sihuke ülim hea nagu eluga rahulolemise kaart ja kõigega hakkama saamine. Et keisrinna on alati sihuke inimene, kes saab ise väga hästi hakkama, ei vaja teiste inimeste tuge ja tegelikult see näitab ka sihukest luksuslikku või rikkalikku elu siis. Et igal juhul tundub siit, et ükski kaart ei ole nagu negatiivne kaart ja positiivsed emotsioonid. Et loodan siis, et toimuvad ka jääredel positiivsed olukorrad ja tekivad siis positiivsed suhted. Jäärad. See oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine. Kindlasti lisake Pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.